Tervist! Et ootame siin natukene aega, vaatame, kas inimesi on tulemas. Tere, Gunnar! Et täna on siis sellised suurimad, asjalikumad krüptouudised, mida TikTokis pole ma avaldanud. Et täna on siis selline minu väikene comeback. Kes siis Martat saab unustada? Krüptovõti Marta, mis teeb kõik uksed lahti. Marta tervitab vastu. Just saatis mulle häid mõtteid. Et lugu on järgmine, et kuna igasugused kuradi TikTokis tegutsevad krüptojobukakud ei maga, siis neelan alla selle, et TikTok blokib mu videosid ja hakkan siis uuesti TikToki laive tegema, et lihtsalt oleks inimestel võrdlusmoment ja päris uudised, mis toimuvad. Et praegusel hetkel on niimoodi, et TikToki see kuradi blokk vihastas mu nii välja, et ma põhimõtteliselt peaaegu kuu aega pole laive teinud, aga kui ma nägin seda, et need igasugused Bitcoini tolad ja soolapuhujad on jõudnud ka juba Äripäeva esilehtedele ja neist tehakse intervjuusid, saavad oma sitta lausa levitada kuradi Äripäevas, siis varjublokk on selle asja nimi. No ma räägin finantsinfot ja uudiseid, mis ei ole mõeldud siin tsiviilrahvale, et tsiviilrahvas peab vigla teritama, maadlema hommikust õhtuni kuradi võlgade ja asjadega, et see asjalik finantsmaailmas toimuvad uudised, need ei ole mõeldud teile. Ma toon lihtsalt näite, et tavaliselt oli minul video vaatamisi kuskil 2000, 3000, 500, 600 niimoodi oli video vaatamisi ja peale seda, kui ma hakkasin laive tegema ja live-videodest võtma välja lühivideosid, mis rääkisid siis kõik need igasugused seosed ära pankade vahel, suurte inimeste vahel seosed. Peale seda on niimoodi, et on 1-2 vaatamist mul videodel ja osad videod on, ma oma koerast Pandast tegin ka videosid, panin üles, et näed, vaadake, liituge mul siin klubiga, aga mul osad koera videod on siiamaani kuradi kustutusblokis või selles blokis, et ootavad siis TikToki otsust, et kas on siis asjalik video või on petuvideo, et mul on niimoodi, et nagu ma TikToki video laen üles, nii on automaatselt kohe kustutatud see video. Iga video, mida te täna näete TikTokis minu kontol, on läbi ussimunni saadud vabaks. On kirjutatud seletuskirju, on tõestatud, et ma ei ole AI, et on saadetud siis ka palvekirju ja niimoodi on see asi ja see lihtsalt see TikToki blokk viskas mul täiesti, solvas mind. Ja solvas mind niimoodi, et mul oli see, et kui oli Binance'i kinnipanek Euroopas, siis ma tahtsin Binance'i selle video ülesse panna, see kustutati ära, öeldi, et vale info, täitsa putt siis, terve kuradi maailma meedia kirjutab, kuidas kuidas Binance visatakse Euroopast minema ja mulle tuleb teada, et kuule, et see on vale info, TikTok otsustas, et see on vale info. Siis ma saatsin kirja, et kuule, et see on ikka tõsi, siis võeti see video bloki alt välja, avaldati ja siis ma mõtlesin, et kuna see on nii tähtis asi, et mul on nagu ikkagi märkimisväärne jälgijate arv siin TikTokis, et mõtlesin, et panen siis rahalise kampaania taha selle Binance'i videole, Nii, panin raha sinna kuradi peale, ja siis tuleb teadaanne, et me ei võta su raha vastu, me ei võta su raha vastu, et sinul see kuradi, sinu video rikub kommuuni reegleid ja me ei võta su raha vastu, et me ei näita isegi su videosid raha eest. Siis ma tegin katse, et kõik videod, mis ma olen teinud laividesse mineku hetkest alates, nendele ma ei saa rahalisi promosid teha. Et mingi kuradi aasta tagustele videodele, kaugetele videodele on mõnele võimalik panna siis rahaline näitamine peale, et maksan ja TikTok näitab siis rohkem,
aga kõik videod, mis on tehtud laividesse mineku hetkest alates, suured seosed, kõik on blogis, ei näidata rahvale. Ja kui te vaatate varasemaid, scrollite mu selle TikToki profiili peal, siis ilusti kenasti on näha, kuidas poisil on vahepeal 10 000 vaatamist, 16 000 vaatamist ilma rahata saadud täitsa, lihtsalt viraalseks läksin vahepeal. Ja siis poodi kinni. Ja see vihastas mu välja, et ta ei näita isegi nagu asjalikku infot, et inimene paneb siis finantsihoiatuse üles ja ütlete seda, et see on AI-ga tehtud ja vale info ja ma nikkusin ennast emaseks, et see video üldse lahti saada siis blogist ja nüüd on selline lugu, et ma ei olekski absoluutselt siia TikToki üldse tagasi tulnud, aga kui ma nägin seda, et igasugused Bitcoini tolad ja kaamlivarba tädid on ajakirjanduses ja levitavad oma seda virtsa, siis lihtsalt võtsin nagu moraalse kohustuse, et algupäraselt see kanal kõik saigi loodud 3. augustil eelmine aasta selleks, et võidelda siis igasuguse Bitcoini tolade vale info vastu. Ja ütlen ära, et nüüd ma olen siis I'm back et ega TikTokile see ka ei meeldinud, et ikka mõni õhtu ma läksin nagu vapsee viraalseks ka laivis ära, et juba 50 vaatamist ja niimoodi come on. Mingi vend garaažis hüppab laivi, hakkab finantsinfot tegema ja järsku on tal 50 vaatajate ringis ja siin suured aastaid TikTokis laivi teinud vennad kerjavad, kuule, tänan südamete eest. Ma vaatasin eile ühte laivi põgusalt lihtsalt mingi 600 vaatajat vennal korraks ja südameid saab ainult 2500. Mul siin TikToki laivis olid nii palju andunud fännid, et mul oli üle 50 000 südame juba inimesed pannud, et tänan kõiki südamete eest, et praegu on niimoodi, et siin andunud fännid on juba pea 2000 südant pannud, ja eile oli veel üks vend, kes ei saanudki 2000 südamet kokku, 160 vaatajat, järelikult on lihtsalt see, et see fännide baas, kes nii andunud on, see pushib mind nagu üles poole vaata ja ega see tõe info ei meeldi ju kellegile. Aga lähme siis edasi ja praegusel hetkel on niimoodi, et neid laivi kellaaegu ma ei hakka paika panema. Natuke lahendan mõned tehnilised probleemid ära, et tänast laivi ei salvestata mitte kuskile. See on special TikToki live. Aga katsun siin natukene tehnilist poolt lahendada, et olen siis lindistatud ka ülesse poole. Vot nii, ja kuna igasugused kuumad on väljas, siis põhimõtteliselt on lugu selline, et laivid hakkavad mul olema suure tõenäosusega päeval, nagu praegu. Põhjused on lihtsad, kuumaga midagi ei tee, õhtul jahedaga on vaja põllu peal kõblata. Nii lihtne ta ongi. Ja võtame siis uudised ette. Vaatame, mis uudistest te ilma olete jäänud. Et Lõuna-Korea maksuamet, rahandusüksus nõuab krüpto siis rahaliikumisreeglite rangemaid kontrolle. Ja siis Lõuna-Korea maksuamet siis argumenteerides tugevamate rahapesuvastaste kontrollide poolt, virtuaalvarade ülekannete ning järjepidevama rakendamise poolt kogu maailmas. Ehk siis, kuna igal pool maailmas võetakse rohkem neid siis krüptoseadusi vastu, nõuab siis Lõuna-Korea maksuamet, et peavad ka Lõuna-Koreas olema. Ja praegusel hetkel on niimoodi, et kogu see info, mis siis on, kes saatis, kus saatis, isikukoodid, kõik see pauk läheb siis sinna ütleme siis ilusti kogu see info, kes ostis, kuhu, mille eest ostis, kuhu läks, kuhu saadeti, et kõik need lähevad sinna siis sinu tehingute juurde. Et ei ole midagi, et sa oled agent 007 eriti salajane, sa oled eriti lollakas, kui sa arvad, et võid siin oma raha liigutada nii, et suured pedofiilid ei tea, vaata.
sina ei pea teadma, kuhu need kuradi lapsenikkarite rahad lähevad, aga nemad peavad teadma, et kuhu sinu rahad lähevad, sest äkki sa lood mõne organisatsiooni, mis hakkab nende vastu võitlema, noh. Ja ega nalja ei ole, vaata. Ja igasugune vaba raha tekitab ju konkurentsi nendel suurtel kuradi pedofiilidel, et noh, see on lihtsalt karm reaalsus, et nad mõtlevad järjest neid seadusi välja, et välja süüa konkurentsi, on ju. Nii. Aga võtame siis ette uudise nimega Visa, Stripe, Coinbase ja teised liituvad siis Open USA dollar stabiilse müntidega, mis jagab reservile tulu. Ehk siis rohkem kui 150 ettevõtet. Visa, Stripe, Mastercard, BlackRock, Coinbase on liitunud siis selle digidollari süsteemiga, on ju. Ja mis selle teeb tähtsaks, selle uudise, kui sa ei tea, garaažis ei käi, siis sa ei tea, miks see tähtis on. See on tähtis sellel põhjusel, et Visa ainuüksi on ostnud üles siin 1,5 miljardit maksis Visa selle eest, et osta ära siis Ripple XRP partnerfirmasid. Nii. Stripe investeeris Stellar Lumenisse, on ju. Ja Stripe'iga on selline asi, et Stripe'i kas üks kaasasutaja peaks ka olema kuidagi seotud selle siis XRP ja Stellariga. Nii. BlackRock on ilusti seotud USD Circle'iga. Circle on siis Stellar Lumeni ahelas jooksev digidollar, mille varasid haldab BlackRock. Ehk siis ei ole mitte midagi öelda. Ripple, Stellar läbi lõhki on siis ilusti kenasti tulnud kokku läbi erinevate siis liitude, läbi erinevate firmade, et põhimõtteliselt on lihtsalt vee sogamine siin, aga mina krüptogaraaž olengi see filter, mis tõmbab siis uudistest pasa välja ja jätab selle, mis päriselt loeb pinnale. Nii. Nii, Ripple tutvustab siis XRP laenuprotokolli, et viia ettevõtete krediitahelasse. Siis on kavandatud XL S65 ja XL S66 standardid ja kahekihiline mootor võimaldab siis institutsioonidel säilitada oma eraviisilist hinnangut, automatiseerides samal ajal laenude täitmise. Ehk siis institutsioonid, need saavad nüüd oma laenuprotokollid ilusti XRP ahelas teoks teha. Et siin on igasuguste Bitcoini tolade ja jobikate selline painav küsimus, et issand jumal, Bitcoini kogu turuväärtus on siin 1,5–2 triljonit. See tähendaks seda, et issand jumal, XRP-st saab maailma suurim münt, Stellar Lumenist saab maailma suurim münt ja saavadki. Sellel lihtsal põhjusel, et sinna tulevad päris rahad taha, mitte ei ole kuradi homo simpatsi kuradi märg unelm, et Bitcoinil on väärtus. Reaalselt on pandud varad ahelasse, ahelas jooksevad praegu varad siis privaatkihtide all, et tänasel päeval me ei teagi, kui palju päriselt on pandud sinna ploki ahelasse varasid. Et kes mäletab, siis mingi 8 aastat tagasi või nii, oli Eestiski väga huvitav asi, et kõik inimesed pidid oma sitamajad ja kuradi puukuurid panema kinnisvara sinna registrisse. Huvitav küll, miks? See oli kuskil 2018, on ju. Aga 2016 meie see kuradi Ilvese poeg ütles välisuudistele, et uhkusega teatan, et Eesti haigekassa ja haigete süsteem jookseb ploki ahelas. Vaat nii. Ja kui me võtame lahti ID-kaardi, siis ID-kaardi selles allkirjastamises on ka ju krüptograafiline allkiri. Noh, et siin üle 20 aasta on terve see Eesti riik jooksnud krüptoahelas, on ju. Ja siin igasuguseid inimesi, kes ütlevad, et krüpto ei tule, krüpto on sul kohal, sa kasutad iga päev seda. Võiks nagu mõelda natuke sedagi, et
ma mäletan veel seda, kui pangaülekandeid pidi tegema teatud kellaajal. Kui magasid kellaaja maha, siis ei läinud tehing läbina. Pidid ootama järgmist päeva kas või. Nüüd on sul 24/7 igas asendis saad need ülekandeid teha, ei tea küll miks. Ja lisan ära, et mul on ka tubli tasuline kanal. Annetad mulle 50 €, saad 30 päeva olla tasulises klubis. Viimase siin 3 nädala jooksul on tasulisse klubisse pandud ikkagi mitu tuhat lehekülge üles uurimistöid erinevatest krüptodest, et tasub tulla, tasub lugeda ja tasub siis oma otsuseid kaaluda. Et kordan üle, et tasuline klubi on 50 €, kui soovid liituda, pead tegema 50 € annetuse, kirjuta mulle siis Gmaili peale. Mu Gmaili aadress on iga selle video all siis. Võtame uudise lahti. Wall Street ehk siis USA investeerimistänav astub suure sammu 24/5 kauplemise suunas koos TDC ja Ripple Prime'iga. USA finantssüsteem on teinud suure hüppe ööpäevaringsete turgude suunas. Depository Trust and Clearing Corporation TDCC on teatanud, et tema National Securities Clearing Corporation NSCC pakub nüüd 24/5 clearingut ehk siis tehingud kinnitatakse ära. Laiendades tehingujärgset taristut, et toetada USA aktsiate peaaegu pidevat kauplemist. Mida see tähendab? Paneme siis asjad, numbrid paika. TDCC on siis asutus, läbi mille käivad kõik USA aktsiad. Ja TDCC-l on varasid kokku $113 triljonit. $113 triljonit on nii suur raha, et see firma, ainuüksi see TDCC võib Eesti Vabariiki üleval pidada 5650 aastat. Ehk siis 5650 aastat järjest võib TDCC maksta kõik, mis Eesti riigis toimub kinni, selle Eesti riigi eelarve. Ja kui selline asutus liigub edasi ja kuidas ta siis edasi liigub, et Ripple on üks maksesüsteem tema sees, et see on nüüd ära kinnitatud ilusti kenasti, et Ripple Prime'i maksesüsteem on ühendatud TDCC sisse. Et see on täiesti järjekordne õudusunenägu Bitcoini toljadele, et 113 triljonit on praegusel hetkel 100 korda suurem kui Bitcoini kogu turg. Jah, ei vaidle vastu, 113 triljonist dollarist TDC puhul jagatakse seda mitme krüpto vahel. Seal on palju erinevaid krüptosid seotud, liitud tasulise klubiga, saad teada. Aga ikkagi, kui see TDCC võtab ka sealt kas või 10%, 13 triljonit, siis juba see ajab XRP hinna siin mingi soti peale või. Et raha vedeleb igal pool maas, mis läheb plokiahelasse, aga mitte Bitcoini. Et ennatlikult ütlen ära ka selle uudise Bitcoini kohta, et see uudis tsenseeriti üsna kohe ära, aga ma sain selle uudise kätte. Et praegusel hetkel 99% kogu börsidel olevast Bitcoinist, mida müüakse, tuleb 10 inimese käest. Palju portfelli väärtus kokku on, kui saladus pole? On saladus. Mavve, see on saladus ja kõik, kes siin klubis on või jutukas on praegu, ei tasu lehvitada oma nende krüptokogustega. Ainult kus sa võid lehvitada on see, kui sa mulle privaat selles sõnumis ütled, et mis sa arvad, kas seda on vähe, kas seda on palju, kui sa tuled tasulisse klubisse. Sellepärast, et Prantsusmaalt tuleb ka uudis alla. Prantsusmaal on lugu selline, et selle aasta esimesel poolel on juba krüptoga tehtud või krüptoga seonduvalt tehtud 77 inimröövi.
inimesed on ära röövitud, välja pekstud, neilt igasugused, ma olen siin 2 meetrit korda 2 meetrit, 200 kilo on ja tulen selline korralik Marta on käes, masseerin sind, kõditan natukene ja usu mind. Sa lausa palud, et ma võtan su krüpto endale. Ja eelmine aasta tuli Prantsusmaalt veel skandaal välja, et skandaal on tõsine, nagu selle siis Prantsusmaa koha pealt, et eelmine aasta Prantsusmaa maksuametnikud müüsid siis maffiale maha inimeste nimed, kes olid krüptot ostnud ja siis maksuametist läheb kõik läbi ju. Ja siis Prantsusmaa maksuametnikud iga selle siis inimese eest, mis nad maffiale edasi andsid, said 8 sotti. Et põhimõtteliselt ühele sitasele kuradi maksuametnikule oled sa väärt kõigest 8 sotti. Et tuled siin küsida, et kuule, et krüptogaraaž, palju sul kuradi seda krüpsi on, ma ütlen sulle ja järgmine nädal sa mu laivi ei näe, sest ma võib-olla kuskil männiku karjääris õpin ujuma vaata. Et elu on absoluutselt kole ja jube, et ei tasu siin lehvitada, et kõik need asjad ju salvestatakse serveritesse ära. Kirjutad siia näiteks, et mul on siin 5000 XRP-d on ju, ja siis homme on näiteks kuradi XRP 5 sotti on ju, usu mind. Igasugused häkkerid otsivad üles su selle kasutaja nime on ju, mille alt sa kirjutasid, võtavad su IP aadressi välja ja siis ära imesta, kui sa metsateel saad lõbusõitu autopagassis vaata. Et sellepärast ei ole mitte kellegi asi, palju mul krüptot on ja ei ole ka siin avalikus kohas minu asi see, palju sul on. Sing suitseb hästi. Viskasin just Kreeka pähkli oksad ka peale. Kreeka pähkli lehed, viskasin me lõunapuud ja võtsin nüüd kuumust maha, et nüüd esimene kuuma šokk on käes ja las ta küpseb rahulikult. Anname rohkem suitsu ja ütlen veel kord ära, et tasuline klubi on 50 eurot ja teed mulle 50 eurose annetuse, liitud tasulise klubiga. Tasulises klubis on mul, ma arvan, varsti peaks olema mingi 100 krüpto uurimustööd tehtud. Iga uurimustöö on keskeltläbi 20 lehekülge ja eraldi saad scrollida uudiseid. Et ütleme otse ära, et kui sa täna liitud mu tasulise klubiga, siis erinevaid uudiseid, krüptode uurimistöid ja asju, neid sa loed tegelikult mitu kuud. Mul on lihtsalt, ma arvan, et võib-olla juba 10 000 lehekülgi on asju, mida lugeda seal ja pilte. Ja võtame järgmise uudise ette, et JP Morgan on USA's kuulutatud süsteemselt tähtsaks pangaks. See tähendab seda, et süsteemselt tähtis pank USA's tähendab seda, et USA peab tegema kõik, et see pank päästa, kui selle pangaga midagi juhtub. Ja sama on BlackRockiga. BlackRock on ühendatud otse ära Ameerika majandussüsteemiga, kui oli see 2008 majandusaasta kriis, siis see BlackRock lendas kurat stringid jalas, keep seljas päästma ja siis sellega anti meeletud õigused BlackRockile, et USA majandust näppida. Ja kui nüüd see koroona kuradi pettus oli, siis sellel ajal tema see ühenduvus USA igasuguste asutustega aina suurenes. Et kui me tänasel päeval räägime seda, et BlackRock teeb mingi krüptoasja, siis võime võrdusmärgi panna, et Ameerika valitsus teeb selle asja. Ja JP Morganiga on sama teema. Süsteemselt tähtsad pangad. Kuidas sa laivi julgesid siia tulla? Ma ütlesin ära, kordan sulle ahjukartul üle, et mulle see TikToki laiv ei meeldi, kuna ta blokib mind täie raha eest. Ja tulin põhjusega, kuna igasugused kaamlivarba tädid, stringitädid, persehooritaja tädid ja Bitcoini tolad saavad endale kuradi Äripäevas esiartikli loo, saavad siis kellata, kui ilusad, kenad ja targad nad on, teevad sellest TikToki videosid, siis
neelan alla selle TikToki ploki ja see kanal loodi ainuüksi tegelikult ühel põhjusel 3. augustil 2025, et võidelda nende Bitcoini tolade vastu, et nad oma sitta ei saaks levitada. Ja olen mõne tasulise inimesega rääkinud ja need ütlesid ka, et mine, on vaja. On vaja, et keegi pakub päris seda teist infot siis. Fakte pakub. Palju BlackRock omab Eesti majandusest? No BlackRock omab, no kuule, kui siia tehakse datatsentrум, vaata. Kuradi mingi AI kuradi datatsentrум tehakse või mingi kuradi akupank tehakse ja Rothschildid on seal investeerijad. Näh, mis sa tahad siis sellest? Kui kuradi kõik, mis meil siin riigis tehakse, on kuradi mingi Rothschildide ja kuradi sitaga seotud, on ju, noh. Sellepärast me istungi kuradi blokis, sellepärast, et pastla rahvas peabki kuradi pastlaga hüppama ja kuradi Kannel Sittaris kurat roomama vaata nende kuradi juutide ees, on ju. Võt sellepärast me istungi blokis, et ma nii karmilt ütlen välja, mis päriselt on ja suudan ära ka tõestada, vaat. Nii. JP Morgani juhid ütlevad seda, et pangandusreeglid peaksid kehtima digitaalsete varade kohta. Ehk siis JP Morgan ütleb ilusti välja selle asja, et kõik, mis on pangandusreeglid, need tuleb panna siis krüptole peale. Ehk siis öeldakse ära, et me ei pea siin vaeva nägema uusi reegleid välja mõtlema, võtame lihtsalt need pangandusreeglid ja kanname need üle siis krüptosse. Ja seda ütleb JP Morgani juht ja täpsemalt öeldes on ta JP Morgan Chase. Ehk siis Chase Pank osteti ka JP Morgani poolt üle või nad ühinesid. Ehk siis selline kuradi korralik homoabielu on tehtud, et 2 meeletut panka on tegelikult saanud 1. Nad on seda juba ammu. Aga lihtsalt, et jälle selline jälgede segamine. Tänan kõiki südamete eest, jagamiste eest. See aitab igasugust varjupänni murda. Vot. Ja siis ongi, et Prantsusmaa tutvustab siis krüptoturbe plaani pärast 77 inimröövi 2026. aasta esimesel poolel. Ja kordan veel üle, eelmine aasta Prantsusmaal skandaal, maksuametnikud müüsid maffiale kõigest 800 euro eest maha inimese, kellel oli suures koguses krüptot maksuametist läbi käinud. Et palju õnne kõigile ja meile ka siis tublid ja eeskujulikud ametnikud. See kuradi elu on väärt kõigest 8 sotti mingi kuradi jobika jaoks. Tõstame neile ka palka. Paras kõik see kamp kurat tootvale tööle saata. Labidad kätte las istutavad Eestimaal metsa, on palju rohkem kasu neist. Vot, aga Stellar Lumenist tuleb siis bänger uudis. Stellar Lumen ehk XLM saab füüsiliselt 1:1 tagatud kullaga. Näh. Ja siit on jälle Bitcoini tolade õudusunene, kust tuleb küll see turuväärtus, kust tuleb teiste müntide turuväärtus. See kuradi homo simbants ei saa arugi, see asi on plokiahel. Plokiahel on lihtsalt kuradi labaselt öeldes kiirtee, millel liigutatakse varasid lepinguid, on ju. Aga sellel kuradi kiirteel oleval asjadel peab olema reaalne tagatis taga, noh. Ja sealt tulebki see turuväärtuse kasv siis. Ja praegusel hetkel tuleb uudis siis alla, et Stellar Lumen saab füüsiliselt 1:1 tagatud kullaga. Stellari aktiveeris just institutsionaalse, kuulake, institutsionaalse. Institutsioonid on asutused, see ei ole sina, mina ega see sama Bitcoini pihkar. Ja Stellar aktiveeris siis institutsionaalse juurdepääsu kullale läbi siis Matrix Doki Aasia praeguse suurima reaalsete maailmade varade platvormi ja saabub siis digikuld tokeniseeritud kujul Stellar Lumeni võrku. See on siis tagatud 1:1.
krediteeritud 99,99% puhta kulla kangina, mida hoitakse reaalsetest varasalvedest ja mida auditeeritakse ka iseseisvate siis sõltumatute asutuste poolt, et päriselt see kuld on olemas. Vot. Ja lähme siis külla meie palavalt armastatud mõmmile. Vaatame, mida meie mõmmi teeb. Aga mõmmi uudise auks paneme siis väikse plötski põlema. Eile oli jube päev. Aitasin sõbral natuke Belarussi remontida. Korraks sain käed õliseks teha, palju ei teinud seal, aga kuuma ilmaga päikse käest tõmbasin ühe sigari ära ja ma vedelesin garaažis tooli peal. Mul oli nikotiini üle laks, mul oli nii halb, ma jõin vett ja sõin kurat magusat moosisaia, et veresuhkur tuleks uuesti ülesse. Et ega siin see ahjukartul, ma ütlen ära, et selle tuleshowga on selline teema, et ma ei tea, kui tihti ma saan seda kuumaga teha. Aga vaat nii. Vot nii. Vot nii. Nii. Venemaalt tuleb uudis siis. Venemaa keskpank kinnitab digitaalse rubla aksepteerimise 1. septembriks. 12 suurt panka peavad toetama digitaalse rubla tehinguid, kuna Venemaa surub siis digirubla kasutusele võtu peale. Ja Venemaa panga keskpanga kuberner Elvira, me ei häälda perekonnanime välja, kinnitas, et suured pangad ja jaemüüjad on teel, et hakata digitaalset rubla vastu võtma 1. september 2026. Tähistades mitmeaastase arendustsükli lõppu, ehk siis mitu aastat on arendatud Venemaal digiraha. Ja siis oli digirahal puudus alguses igasugune regulatiivne asi, ehk siis reeglid puudusid Venemaal ja 2023 aastal Vladimir Putin 24. juuli kirjutas alla siis digiraha õigusraamistikus seadused. Miks ma sellest Venemaast räägin? Miks ma räägin? SEB on Rippli partner. Kõik maailma pangad on Rippli partnerid. Sinul on ka russofreenia peal, et tänasel päeval levib meil skisofreenia kõrval russofreenia, et inimesed näevad juba, et venelane istub tal söögilauas, paanikas kuradi, närvid läbi, aga suur maailm ei näe seda nii. Loen ette asja, mõtle. Venemaa stardib 1. september digirahaga. Aga kuula. Uuringute kohaselt 5 Venemaa keskpanga Novosibirski innovatsioonilabor juba 2018 aastal läbi praktilise testi Rippli platvormil. Katsete eesmärk oli hinnata platvormi tehnilist sobivust pankade vaheliste ja riigi vaheliste arvelduste vahendamiseks. Labori järelduste kohaselt võiks süsteem toimida rahvusvahelise ülekandevõrgu baasina, kui lahendatakse juriidilised ja seadusandlikud takistused. Keskpank järeldas, et kui lahendatakse ära seaduse takistused, sobib XRP tehnoloogia arvelduseks. Aga 2023. 24. juuli Vladimir Putin võttis vastu otsuse, et digiraha seadused tulevad. 18 aastal leiti, et Ripplit kasutada ei saa, sellepärast, et pole seadusi. Aga keskpanga labor, testimislabor, tegi testi ära. Kas hakkab su väike kuradi
ajukene veerema, kas hakkab virts kõrvade vahelt välja voolama või? Hakkab midagi asjalikku asemele tulema või? See kõik on suur tsirkus, mis maailmas toimub. Vaat. Ja esiteks on veel see, et Moskva börsil võeti vastu otsus, et saad osta, müüa, vahetada XRP-d, kui oled rikas. Vaesed inimesed saavad osta ainult 3000 euro eest Bitcoini. Aina. Aga kui sul on 265 000 dollarit raha, siis võid osta XRP-d. Huvitav küll. Aga võtame siis toetava artikli veel, et krüptogaraaži arvates hakkab jooksma see Venemaa digiraha XRP-s, on järgmine artikkel. Kui sa veel ei usu, et XRP veab Moskvas raha, eitad seda, et 2018 aastal tegi Keskpanga testimislabor, katsed ära. Kui veel kahtled, siis võtame järgmise uudise ette. XRP ahelast saab Brasiilia laieneva stabiilmüntide ökosüsteemi selgroog. XRP toidab Brasiilia õitsvat stabiilkoinide turgu. XRP Ledger tõuseb esile võtme infrastruktuurina Brasiilia laieneva stabiilmüntide ökosüsteemi taga. Vau! Võta, kas Brasiilial ja Venemaal on seoseid? Kas seal on? Kas mõlemad on Euroopa Liidus? Ei ole. On nad NATOs? Ei ole. Mis liit see on, raisk, mis nad seob kokku? On nad omavahel seotud või? BRICS, võtta ahjukartul. Kuradi, kui BRICS-i ühel liikmel saab kuradi XRP maja finantsi selgrooks, on ja. Indiast tuleb sama uudis alla, et India kasutab XRP ahelasse loodud kuradi maksusüsteemi. India keskpank on Ripple partner, Brasiilia keskpank on Ripple partner, on ja. Venemaa keskpanga Novosibirski labor leiab, et XRP-d võib kasutada ilusti makseteks, on ja. Näh. Väga tubli ahjukartul, sa oled üks paremaid õpilasi. XRP ülesanne, Nostro Vostro on see ahjukartul, mitte Kostro Vostro. See on Nostro Vostro. Nostro Vostro tähendab seda, et sinu raha minu pangas, minu raha sinu pangas. See tähendab seda, et kui suured pangad teevad võõrvaluuta tehinguid, siis mõlemal pangal peab olema mõlema riigi valuutat. Muidu see tehing ei lähe läbi ja igal hetkel on üle maailma kinni 37 triljonit dollarit. Pankadel on raha lukus, mida nad kasutada ei saa. 37 triljonit dollarit. Ja XRP ülesanne on vabastada see 37 triljonit dollarit ja olla selleks pantvang varaks. Nii, et mis see Bitcoini turu väärtus praegu on? Mingi 1,5 miljardit või? Ei, 1,5 triljonit on ja. Aga siin juba 37 triljonit on juba palju, ta on siis mingi 25 korda suurem kui Bitcoini kogu turu väärtus või? Noh. Tundub, et kuradi Bitcoinid tolad kurat suitsetasid kuradi matatunni ajal kuskil jointi. Jätsid palju asju koolist vahele. Ja võtame TDCC 113 triljonit. Jah, TDC-ga on seotud palju teisi krüptosid veel, mida saad teada mu tasulises klubis, on ja. Aga ma arvan, et nii mõnigi triljon võib kukkuda sealt TDC-st ka. Siis Ripple'ile ja kui Ripple'it XRP-d kasutatakse maksevahendina, siis lugu on päris huvitav, sellepärast, et TDCC liigutab aastas kokku raha läbi 5000 triljonit. 5000 triljonit dollarit käib läbi TDCC aasta jooksul läbi.
ja kuna see rahasumma on nii suur ja kui XRP võtab sealt mingi osa, siis Üllar Liivak, mida sa mõtled? Ma ei teeks teisi maha. Mida te mõtlete selle all? Härra Liivak. Kas te mõtlete seda, et ma teen need Bitcoini tolasid maha või? Seal ei olegi midagi teha, neid tulebki maha teha. Nad levitavad lihtsalt niukest mäda siin internetis, mis ei vasta tõele. Igasugused kuradi vennad, kes tulevad ja puhuvad paska naturaalselt. Neid tulebki maha teha, et nad nurgaks häbereks ja rohkem ei võtaks sotsiaalmeedia asja kätte. Sellepärast, et räägime nagu päris ausalt kui mees mehele. Inimestel on tänasel päeval, kurat, ma tean inimesi, kellel on elusäästud. Mitusada tuhat on pandud ainuüksi Bitcoini, sellepärast, et luges Bitcoini investori raamatut. Need Bitcoinid tolad on nii kuradi lollid, nad ei saa aru elementaarsest asjast, juba riski jaotamistest. Nad müüvad inimestele mingit unelmat, et pane kõik sinna Bitcoini ja küll sul läheb hästi, ja siis Revoluudis kukub Bitcoin 2 sendi peale. Siin tulebki neid maha teha, et nad jumala eest enam kahju ei tekitaks. Igaüks valib oma tulevikku. Aga kui sul valikuid ei ole, kui sul ongi ainult selle kuradi Bitcoini tola, kes puhub paska, usud teda, sul ei ole infot võtta, mis on võrdluseks, siis ei ole sinu valik see. See on sulle peale surutud, vaata. Ja nendel Bitcoini vendadel on veel selline asi, et oi tuleviku raha ja tuleviku paradiis, majanduskriisist elad üle ja mine vaata, mis nad seal postitavad, vaata seal oma klubis, Neid kuradi Nõukogude Liidu propaganda stiilis tehakse plakateid, See läheb inimestele ikka peale küll. Vaata, mis meil on. Meil tuli uurimustöö alla, et 70% eestlastest ei saanud jaanipäeva pidada, sest raha ei ole. See on haavatav või haavatav kiht. Ja sellepärast tulebki panna nendele Bitcoini vendadele puid alla. Sest meil on mitusada tuhat inimest, kes on haavatud ja võivad õnge minna lihtsalt teadmatusest. Ja see ei ole valik sellisel juhul. See ei ole valik, vaata, kui sulle ei anta infot, vaata, kõrvale, vaata. Kas ma olen XRP maksimalist? Ei ole. Ei ole. Mitmesse krüptosse pead panema ja kindlasti aktsiatesse, kindlasti metallidesse, et riskid peavad olema jaotatud, Ja kui vaatad neid Bitcoini kuradi poisikeste videosid, nad ongi poisikesed, seal pole mehe juttu, finantsmehe juttu seal ei ole. Kujutad ette, mees tuleb ja ütleb seal, et 100 aastat pole kuld midagi olnud. 100 aastat pole kuld midagi olnud ja nüüd on Bitcoin. Ja siis eelmise aasta augustis, peale seda, kui ma selle video nägin ära, võtan lahti uudised. Texas, Missouri ja üks osa Wyoming või. Mingi 3 osariiki võtsid otsuse vastu, et kuld ja hõbe saad maksta poes, Ja mees levitab juttu, et ei ole kuld midagi. Eesti Keskpanga uus president ütleb, kuld on ilus asi, aga liiga riskantne, Ja mul on uudis all praegu. Ma ei tea, kus ta on, aga ma ütlen selle uudise ära. Uudis tuli alla, et maikuus üle maailma keskpangad ostsid kokku 41 tonni kulda. Ma ütlen seda, et ainuüksi mina, kui ma oleks keskpanga president, suudaks Eesti viletsusest välja tuua. Mitte see, et ma olen geenius, vaid sellepärast, et ma vaatan, mis suured teevad. Kui ikka Poola ostab 18 tonni kulda, Poolal on üle 600 tonni kulda, tahab selle viia 700 tonnini, Kasahstan ostab tonnides kulda, Türkmenistan ostab tonnides kulda, kõik ostavad tonnides ja tonnides kulda, meil on kurat 99% on kurat Ameerika võlakirjades, Ja sellepärast tulebki maha teha. Vot,
ma ei tee maha asjalikku inimest, ei, ma teengi maha seda kuradi tola, kes keerab sitta kokku ja on meil õnnelik ka selle üle. Noh, kui Deutsche Bank, riigipank, mis oleks 2 korda ääre pealt Euroopa alla neelanud, me laseks Sieg Heili ja laulaks siin kurat Eerikat, on ju. Noh, et kui riigipank, kes on 2 korda peaaegu alla neelanud terve Euroopa, selle riigi keskpank, Deutsche Bank annab oma klientidele teada, et dollar kukub kokku ja 5 aasta pärast on kuld 8000, on ju. Ja meie keskpanga juht ütleb, kuld on ilus asi. Noh, Maailmapank annab alla hoiatuse, on ju, et majandus läheb see aasta nii palju tuksi, et metallid tõusevad kollektiivselt 42%. Meie keskpanga asepresident, nüüdne uus president ütleb, et kuld on ilus asi. Meil oli 11,3 tonni umbes oli kulda. Kott, et sa teaksid. Siim Kallas müüs selle maha allapoole hinda ja osteti selle eest Ameerika aktsiaid $550 või midagi sellist oli aktsia ja see on tänaseks kukkunud 100 peale. Võt. Eestimaal oli üle 11 tonni kulda, mis nad said siis Tsaari Venemaa reservist nagu enda osana. Ja Siim Kallas müüs selle maha, keskmine turuhind oli $12 umbes, aga Siim Kallas oli nii õnnelik, et müüs selle $8 unts maha. Vaat, kujutad ette, Eestimaal müüdi maha 11 ja enam tonni kulda, 1 unts oli siis $8 või? Jah, $8 unts müüdi maha. Vaat, tänaseks päevaks käis unts $5600 peale ära. Vaat. Vot nii. Ja kui sa vaatad nagu seda, saad sa aru, ma aiga läksin tülli. Ma ütlesin, et Siim Kallas müüs sellise hinnaga kulla maha. Noh, ai ütles, see on võimatu. Mitte ükski riigipoliitik ei saa nii taun olla, et müüa allapoole turuhinda kulda maha. See on võimatu. Sa oled emotsionaalselt tasakaalust väljas. Ma mõistan seda, et sa oled Kallase peale vihane. Kallase, aga rahune. Kallas ei teinud seda. Saad sa aru, AI hakkas loputama mu ajusid, et ma olen hetkel lihtsalt närvis selle niisama selle kuradi Siim Kallase peale, et ma pean maha rahunema, et tegelikult see ei ole võimalik, et ta müüs nii palju protsente siis alla turu hinna vaata kulda. Näh. Isegi AI keeldus uskumast, et see on võimalik. No, meie riigis vennad teevad sellist kuradi sitta, Ei no Siim Kallas müüski maha, vaata. Liivak, et Siim Kallas müüski maha selle kulla, aga AI jooksis kokku, et selle peale, et kui ma ütlesin, mis hinnaga ta maha müüs, siis AI ütles mulle, et see ei ole võimalik, et sellise hinnaga maha müüdi, et ma olen lihtsalt personaalselt vihane Kallase peale praegu. Et ma pean fakte vaatama. Et see ei ole võimalik lihtsalt. No, saad sa aru, AI ütleb ka, et Eesti poliitikute need teod ei ole siis terve mõistusega võetavad. No, see ei ole võimalik, et terve mõistusega inimene teeb sellise asja, et AI keeldub uskumast. Vot. Et võtame siis järgmise uudise ette. Lõuna-Korea ülemkohus kehtestab uued reeglid krüptovara arestimiseks. Nii, Lõuna-Korea ülemkohus võttis kasutusele ühtsed reeglid krüptovara arestimiseks ja likvideerimiseks tsiviilasjades. Koheldes digitaalseid žetoone nagu pangakontosid. Need meetmed on siis eesmärgiga luua ühtne mehhanism krüptovaluutade nõuete täitmiseks ja kõrvaldada õiguslik ebakindlus võlgade sisse nõudmisele. Vot. Mida see siis tähendab? Loeme siis nagu uuesti, et ühtsed reeglid krüptovara arestimiseks ja likvideerimiseks tsiviilasjades. Tsiviilasi on näiteks lahutus.
Vot, et ei ole midagi, et paned raha krüpsi ja nikud armukest ja arvad, et pääsed. Ei pääse, sul lähevad kontod lukku, krüptokontod ka. Otsitakse üles sita alt ka, kus sul see raha on ja lüüakse pooleks. Vot. Ja tuginedes sellele, et JP Morgan ütles ära, et krüptole peavad kehtima siis samad reeglid nagu panganduses, siis ta lähebki lihtsalt sinna paika, et täispauk regulatsioonid. Noh, võtke või jätke, et see digiraha ei ole teile mingi vabadust, ei hakka seda kontrollima. Noh, kullakesed, mõelge nagu elementaarsel tasandil. Saad sa aru, BlackRockid, JP Morganid, IMF-id, Euroopa keskpangad, mis te arvate päriselt, et nad suitsetavad mingit rohelist, ja annavad võimu käest ära või? Vennad võtsid kuradi tuubi kummiliimi ja kammisid segi, jee, me tahame, et rahvas oleks vaba ja rahvas saaks joosta aasa peal, jaa. Noh, ei ole nii. Sa ise võid selle mõistuse vabaduse pärast joosta aasa peal ja arvata, et oled suur kuradi metsik mustang, kes kappab kurat kopli peal, noh. Nii ei ole see, noh. 1000 aastaid on pangasüsteemi ehitatud, Siim Kallas müüs kulla keskmise hinnaga $330–350 unts. Vabandust, gramm oli $8. Ma ajasin sassi, minu viga, ma ajasin sassi, ei olnud unts, vaid oli $8 gramm. Ja siis tuleb välja küll. Kui 27 korrutad 8-ga, siis tulebki sinna umbes 330–350 kanti umbes. Vabandan, minu viga, eksisin. Ei olnud $8, jah. See peab paika tõesti. Tänan info eest. Kaupo Peep 123. Näed, krüptogaraaž suudab tunnistada ilusti oma viga. Näed, eksisin. Jaa. Mäletasin valesti. Ei olnud unts $8, oli gramm. Noh. Vot. Nii, ja tsiviilasjad siis. Korea meedia teatete kohaselt andis ülemkohus 2. juulil teada ettepanekust, mis kirjeldab üksikasjalikke menetlusi virtuaalvarade arestimiseks tsiviilasjades. Pole hullu, kõik eksivad vahel. Vaata, üks asi on see, et eksimine on inimlik. Noh, ma olen siin puidutöökojas, olen teinud ka kurat paska kogemata, Noh, olen teinud kogemata paska, kogemata läks see kliendile läbi. Noh, klient avastas selle, kutsus mu kohale. Kutsus mu kohale. Ja alguses klient sõimas, oli närvis, ma sain aru. Ma ise ei hakanud üldse kliendiga üldse solvamagi midagi. Ma ütlesin, et nii, härra, loetle mulle palun ette, mis on kõik su pretensioonid ja ma lahendan selle ära. Vaat, isegi kliendil vajus suu lahti, ehmatas ära. Uskumatu, mingi vend on olemas, kes ütleb, et kuule, ma lahendan oma vea ära, vaata. Noh, ja nii lihtne see ongi, vaata, inimesed eksivad. Vaata, see ongi see, et kui me oleks täiuslikud, vaata, siis me olekski kurat biorobot või mõttetu inimene oled, kui sa ei eksi. Noh, selles suhtes, et sul puuduvad siis emotsioonid, omad mõtted, omad asjad. Küsimus ei ole, kas sa eksid või ei eksi. Küsimus on see, kas sa vastutad oma eksimise eest. Noh. Ja usu mind, kui sa tunnistad oma viga, oma eksimist, usu mind, sul on niisugune selline asi, et küll sul on kliente, küll sul on sõpru, küll sul on kõike, vaata, noh. Saad elus palju paremini hakkama, noh. Mul siin mõni nädal tagasi ühe poe müüja ehmatasin ära, Noh, olin poes, viskasin piimakotid suurde korvi, vaata. Viskasin piimakotid sinna
suurde korvi onja. Ja korvi peale viskasin ka siis, või piimakottide peale viskasin siis ka raskuseid onja. Igasugust kordi kapsapäid ja mis ma kõik viskasin sinna. Siis kõnnin poes ringi onja. Ja üks poemüüja tuleb ligi, et kuulge, et ärge nii tehke onja, et ärge nii tehke, et piimakotid lähevad puru ja pärast müüja peab vastutama. Ma ehmatasin selle müüja ära, ma ütlesin, ärge muretsege. Ma võtan ise oma piimakottide pärast vastutuse. Müüjal vajus suu lahti. Küsis, mis asja te võtate ise vastutuse? Ma ütlesin, jah, ma võtan ise vastutuse. Ise, kui ma need kuradi kotid siin ära lõhun praegu poes, siis ma maksan need kinni. Ära muretse. Kuradi poes ka inimesed vaatavad, mida vittu raisk. Vend tõesti ütleb, et ta vastutab või? Mis siis ära ei ole, Keerad sita kokku, vastutad, onja. Lahendad asja ära, onja, Siin on et lugu oli selline, et nüüd hakkab meenuma, et Kallas müüs $8 gramm, müüs maha onja kulla. Aga tegelikult oli turu keskmine hind seal sellel aastal, kui ta müüs $10–12 1 gramm. Nii. Ja siis osteti selle raha eest osteti aktsia. Mingi kuradi USA panga aktsia midagi osteti. Ma ei mäleta enam. Mul on seal klubis on üleval, mida tehti. Ta osteti see aktsia onja, see oli mingi 5 soti juures ta väärtus. $550 vist või. Ja nüüd on see aktsia kukkunud mingi 100 peale. Et põhimõtteliselt on 80% kogu siis Eesti kulla väärtusest kaotanud siis oma selle, raha. Aga tänasel päeval, kui me räägime seda, et kulla unts oli 3 sotti ja peale, onja, nii. Ja meil oli seda, siin üks härrasmees ütleb, et 31 grammi midagi on kuld onja, kulla unts onja, meil oli üle 11 tonni oli kulda, meil oli üle 11 tonni oli kulda, ja kõik maailm ostab praegu kulda kokku. Saad sa aru, kordi Läti, Leedul on ka kulda onja, neil on ka tonnides kulda. Siin tundubki seda, et vaata see muinas eestlane, see peabki kuradi jumala hästi paika. Et ongi, vaata, eestlasel käibki muinas lugu kogu aeg kõrvade vahel. Lolololololo, laseme kandle peal blin, 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 lololololo. Päris kuld oli, 8 tonni reaalset kulda. Jah, võime vaielda selle üle, et ta oli siis, see oli Inglismaa käes oli see kuld. Inglismaa tagastas siis Eestile. Ma nüüd täpselt ei mäleta, kas need kullakangid tulid või ei tulnud ta nagu tagasi. Ma seda ei mäleta. Ei viska lihale puid juurde ahjukartul, et ma lasen tal aeglaselt minna. Kuna ta on oma kuuma kätte saanud, siis on küpsemisprotsess käimas ja enam ta hapuks ei lähe. Nüüd on see, et lihtsalt tuleb suitsu anda. Vaat. Ja tuletan meelde kõigile, annetad 50 €, saad mul tasulisse klubisse või siis paremasse klubisse, kus Telegramis on tuhandete lehekülgede pikkused uurimistööd. Et annetust teha, kirjuta mulle sinna Gmaili peale. Iga mu video all on Gmaili aadress. Nii, oleme siis selle uudisega ka ühele poole saanud, et Lõuna-Korea kehtestab siis uued reeglid. Nii, loeme, aga ei olegi, eksin. Paindlikud likvideerimismehhanismid. Ettepanek siis kott võib olla küll loll küll. Vaata kott, ma seletan sulle ära, kuidas asi käib. Nii, Siim Kallas müüs siis, ütleme 20–30% odavamalt müüs kulla maha.
No tal on see $10 miljoni afäär ka ju. Noh, ta müüs odavalt kulla maha, onju. Aga ta võis saada sellise asja, et näiteks talle kingiti kuskil Florida rannikul maja selle eest, onju. Ta ei pidanud saama reaalselt oma tasku raha, nagu rahana. Ta võis saada sealt näiteks mingi sootsa koha. Sootsa koha kuskil, vaata. Võis saada mõne kinnisvara kuskil, onju. Nii. Ta võis saada ükskõik mis asju, onju. Et see pruugi olla alati raha ja kas või USA võlakirju võis saada, noh. Me ei tea, vaata, sest ei pea olema ju vaata see, et vaata meie siin inimesed mõtleme, et oh jess. Jah, see oleks muidu riigile läinud. Noh, see läkski riigile, vaata, ahjukartul. Ta tegi nii, et vahetas, müüs kulla maha ja ostis aktsiaid, noh, Eesti pangale siis. Hea tahte eesmärgiks võib ju ikkagi kingitusi teha peale head tehingut, muidugi, noh. Vend võis saada neid kingitusi nii, et paha hakkas, vaata, tehti tona talle niimoodi, et silme eest kirju, vaata, noh. Et see, kuidas need asjad siin käivad, vaata, meie mõtleme siin alati rahas, onju. See võis olla ka mingi kuradi soe koht, onju, noh. Jumal teab, mis asja võivad saada nad nagu selleks, onju, noh. Näiteks võib olla, toomegi näiteks selle nagu see kuradi parvlaev, see meie see rahandusminister, parvlaev, onju. Noh, üle 500 000 on laenu tal. Nii. Aga poisile öeldakse ära, et näed, keerad seda sitta kokku, onju, aga me garanteerime sulle näiteks selle, et sul ongi töökoht olemas kogu aeg. Noh, need lepingud ja asjad võivad olla, noh, no mõtle ise, kui sul on üle 500 000 laenu nagu võrklaeval, noh, ta on täis kuradi käpik, vaata. Ma arvan, seal tal mingi kuradi juudi käsi on tal juba sittarist, tuleb kurgust ka välja, vaata, noh, see on nii sügaval juba sees see käsi, ta on niukene käpik, kui sul on 500 000 laenu. Noh, mida see vend oskab teha? Ta ei oska puidki riita laduda, ainult sooja sitta ajab suust välja, vaata. Noh, ja kui sellele vennale praegu ütleb näiteks see kuradi partei ära, nii, sulle ei meeldi meie otsused, partei otsused ei meeldi. Aga kuidas sulle meeldib olla töötu ja 500 000 laenu kõrvade vahel? Kuidas sulle see meeldib? Usu mind, see ei meeldi. Noh, et kõik need kuradi poliitikud, kellel on meeletud kuradi laenud kaelas on ja noh, nad on täis kuradi poliitprostituudid. Ainukesena on veel võrksukad ja platvormkingad puudu jalast. Vot nii. Aga aus jutt, no muidugi on aus jutt. Noh, tulebki puid alla panna. Et Liivak ütles, et puid ei ole vaja all panna, aga maha ei tohi teha. No tohib ja peabki tegema. Vaat, ära võta isiklikult, ära Liivak, lihtsalt ütlen. Et ma saan aru, et tegelikult see ei ole ilus vaata maha teha, noh, aga kas see on ilus, mida need inimesed teevad? Kas see on ilus, et Bitcoini toilad valetavad? Ei ole. Kas see on ilus, mida need kuradi kallased ja kuradi parvlaevad teevad? Noh, ei ole. Noh, see on selge kriminaal asi, mis nad teevad. Noh. Aga ma ütlen ära seda, Liivak, et ma nõustun täiega seda, et see on inetu maha teha. Ma tunnistan seda. Tegelikult mul on ikka valus ka maha teha, aga vaata, juba on nagu selline asi, et hakkab nagu selline viha ja äng ka vaata tulema, et no ei suuda enam, noh. No ei suuda enam lihtsalt vaata. Et need igasugused kriminaalid ei saa enam ilusast jutust aru. Nad ei saa ilusast jutust enam aru. Nendele tulebki otse välja öelda, kes nad on ja mis nad on. Ja samamoodi on see sõna nagu pedofiil. Ma ei ütle sõna välja pedofiil, sellepärast, et see pedofiil kõlab nagu eriala, millega tahaks isegi tegelda, on ju. Noh, igasugused, mis need kuradi uroloogid ja onkoloogid ja mis nad kõik on ju, noh. Pedofiil kõlab ju täpselt nagu see mingi kuradi, noh, mingi peen arst vaata, on ju.
ütled otse välja lapse nikkar, siis läheb ikka rohkem inimestele hinge, vaata, millega tegu on, vaata. Geid ja transseksuaalid ja tegu on kuradi väärakatega naturaalsel kujul. Sa pead olema ju vigane inimene, kui lastekaitsepäeval tahad oma kuradi persenussi lipu üles tõmmata. Sa pead olema vigane inimene. Kui sul on niukene valu, et lastekaitsepäeval tahad oma lippu lehvitada. Seal ei olegi muud asja, kui seal pole muud kui mingi kuradi psühhiaatri osakonna auto peabki seal kuradi lipuüritusele minema järjest neid kuradi kuuti lükkama ja viima ravile. Ja üks asi, millest sellest ei räägita ju, vaata nendest transsude puhul on see, ma käin ühe loogika maha, mis minu peas käib nende kõik nende transseksuaalide kohta. Oletame seda, et see on fakt, mitte ei oleta, vaid see on fakt, et 70% on siis Ameerikas lapse testosteroon langenud võrreldes tema vanaisaga. Et kõik see sitt, mis sisse süüakse, on estrogeene. Estrogeenne ehk siis naissuguhormoon. Ja mehed siis tahavadki, mul on käekotikene, huuled ka punased ja lähen võtan kotid maha, onju. Aga äkki selle asemel, et mees saata kotte lõikuma, onju, äkki annaks talle peale testosterooni, taastaks tema siis vanaisa testosterooni taseme, vaata. Mis siis hakkab juhtuma? Kas ta veel tahab käekotti kanda? Kas ta veel tahab kotte maha lõigata? Ja sama nende naistega, kes siis mõtlevad seda, et ma olen nüüd nii mehine, äkki neile peaks hoopis testosterooni asemele andma estrogeeni, naissuguhormooni. See on minu mõtted, onju. Ja võt sellepärast ma olengi nagu blokis ka, et vend suudab mõelda, kahelda, sünteesida, natuke loogikat on. On ju loogiline, kui mees hakkab estrogeeni võtma, lõikab kotid maha, onju, äkki anname talle testosterooni, äkki taha kotte maha lõigata. Võiks ju olla nii. Võiks ju olla. Aga ei, lähed arsti juurde, arst ütleb, joo, kõik ongi nii tore ja sa oledki väike Jaanus, tahab olla Jaanika ja võtab pulga kommi ja käekott ja näe. Ja teine asi on see kuradi koroonapettus, mis oli. See on karm lause, aga ma ütlen teile otse välja. Kõik, kes koroonasüsti tegid, võivad viia omal ajaloo tunnistused tagasi ja lasta sinna -5 kirjutada. Miks? Sellepärast, et keskajal oli selline haigus nimega must surm. Must surm levis. 24 tunniga oli terve küla nakatunud, kes pidid nakatuma ja 72 tunniga oli 70% külast surnud. Ehk siis ma tahan öelda seda, kui esmaspäeval ütleb ERR, et meil on epideemia ja sa oled neljapäeva hommikul elus, siis ära reedel vaktsiini tegema mine. Sellepärast, et see ei ole pandeemia, see on plandeemia, võltsüritus. See on võltsüritus. Päris pandeemia oli see keskajal, kui 72 tundi ja 70% külast oli surnud. Eriti ränk oli veel musta katku puhul oli need kopsu versioon. Ja siis vennad siin räägivad, ma olen Bitcoini investor, koolis ei ole mõtet käia, kool on paskasi, äkki kui oleks koolis käinud, poleks süsti ka teinud. Vähemalt kui mina veel põhikoolis olin, siis oli meil loogika ülesanded, riskianalüüs, SWOT-analüüsi tegime, mõistekaarte tegime, mõistemulje tegime, kõike kurat. Sai õpitud, uuritud, uurimistööd on koolis, Põhimõtteliselt ongi see, et ma leian ka seda, et see kuradi kooliharidus võikski olla siis tasuline täiesti. Sellepärast, et vaatamata kõigele, kas ma nõustun kõigiga, mis koolis on? Ei nõustu. Ahjukartul garaažis, ahjukartul ütleb garaaž, koolis surutakse vaktsiine peale. Saan aru, minu kool, mis ma käisin, on tõesti teisem. 2000. algus 90. kool on tõesti teisem, mis on praegu, ei vaidle vastu. Aga ma rohkem suunan seda infot nendele, kes on siin ikkagi 30 ja peale.
või 25 ja peale. Et praegu on päris tuksis, jah. Nii, ajukartul ütleb, et su kalja jõime nagu kaevuvett sõbraga eile. Krüptokali annab häid asju, kotte ei lõika. Üks lonks ja kotte ei lõika. Ma täna panin ka pärmi sisse, et suhkur ja pärm läks sisse eile. Keetsin ja leotasin õlleleivad ära. Ütlen veel kord, et mis ta on lõunapagarid, õlle, kaljateo, leib, pole seal humalat sees, humal on estrogeen. Mehel ei ole vaja estrogeeni, mehel on vaja testosterooni. Vat. Testosterooni on mehel vaja. Vat nii. Opa. Nii. Nii. Võtame siis selle Lõuna-Korea uudise lõpuks lahti. Seal leivas testosterooni on küll. Ma ei tea täpselt, kas seal testosterooni on, aga mis on selles leivas on meeletu kogus B-vitamiini. Et poekali ja poeõlu on no igasuguse asja vaba on. Noh, kuna nad kuumutatakse, pastoriseeritakse ja filtreeritakse ära. Aga kui sa paned naturaalselt, võtad selle kaljaleiva, paned ta vette, kuumutad ta ära, lisad sinna suhkrut ja pärmi, aina. Suhkur ja pärm tundub jube asi küll, aga käärimisprotsess tekib. Käärimisprotsess tekib ja käärimisprotsess toob sinna kalja sisse siis B-vitamiinide kompleksi. Ehk siis iga lonks, mis sa võtad seda ise tehtud koduõlut, on B-vitamiinide kompleks. Ja B-vitamiinide kompleks on igasuguste nende keha reguleerimisülesannete jaoks, närvisüsteemi jaoks ja sellepärast ongi, vaata, mees joob saunas seda kuradi humala õlut, tulebki välja, närvid läbi selle, et ei tööta, pastoriseeritud ja veel humal ka, estrogeen on ju, et keskelt läbi see Eesti mees ongi see naised saunas, vaata. Aga kui jood oma tehtud kodukalja pastoriseerimata, siis saad B-kompleks vitamiinid kätte. Mis sa veibist arvad? Olen teinud, aga ei ole uhke selle üle. Olen teinud, aga ei ole uhke. Ennem tõmba seda. Isegi Ameerika see terviseamet, FDA leidis, Ameerika toidu- ja terviseamet tegi sigari kohta uurimistöö, et 1-2 sigarit päevas on inimese tervisele kasulik. Sellel lihtsal põhjusel, et närvisüsteem saab rahuneda, kuna sa ei mõtle muudest asjadest. Sa istud kuskil seal näiteks trepi peal, jood oma koduõlut, tõmbad rahulikult oma sigarit ja sellel hetkel laadid sa nii palju stressi maha, et see stressi maha laadimine parandab su tervist. Ja sigar koosneb tegelikult puhtast tubakast ja sellest pektiinist. Pektiin on siis puuviljaliim, millega siis see pealmine sigari leht nagu kokku liimitakse servad. Et see on täispauk naturaalne toode ja sigarit ei tõmmata alla, seda siis popsutatakse ja kui kardad siin mingid kuradi suuvähke asju, siis pese soodaga suu puhtaks ja on küll. Et mina mingid kuradi poepastasid ei kasuta, ei lase omale kuradi fluoriidil ja igasugusel sita laiu imbuda, et soodaga pesed hambad puhtaks, see on iidne hambapasta on sooda. Kasutati sooda, oliiviõli, natukene vist seda männioksi ja piparmündi ekstrakti ja niimoodi tehti, vanad roomlased tegid niimoodi endale hambapasta. Ja sooda ongi see aluseline, kuna su suus on tegelikult kõik on happeline, näiteks jood igast kuradi Coca-Colasid sitta ajad sisse, siis enamus toidud ongi kuradi estrogeensed
ja happelised, aga soodaga pesed ära, hambad, suu on ja siis puhastad ära, soodat siis tõmbad veits suhu. Võtadki teelusika täie, lükkad soodat omale suhu, võtad hambaharja kastad kuradi kraani all märjaks ja siis lükkad omal kuradi lõua läbi, noh. See on nagu soodapesu teed ise. Vaata, hambaarstid teevad ka sulle soodapesu pihuriga, pihusti või selle kuradi survepesuriga. Vot. Tere, mida veinidest arvad? Kodu tehtud jälle. Jälle kodu tehtud. Mitte ei sisalda sulfiide, säilitusaineid. Vaata, kõik need poeveinid on selge keemia. See on selge keemia, sinna pannakse säilitusainet sisse, noh. Ja, või täpsemalt öeldes, need on sulfiidid on nimed on ja nendel, noh. Et kodupauk veel kord. Mul endal on praegu siin põhimõtteliselt pool siga on suitsuahjus, vaata, või veerand siga on ja, noh. Ma ei osta poest mitte ühtegi kuradi sinki, on ja, äärmisel juhul ostan põsesuitsusinki, äärmisel juhul. Aga mingid vorste asju, milleks osta ja tappa oma tervist, noh. Ma räägin teile, et ma siin iga õhtu käin kurat koeraga, teen 4-kilomeetrise ringi, on ja, ma pean finantsklubi üleval, on ja, noh. Mõistus ei tööta ja keha ei tööta, kui sa ajad seda kuradi sitta sisse, vaata, on ja, noh. Sa oledki kogu aeg unine, no, tahaks magada, on ja, noh. Aga mõistus peab ja selge olema sul, aga sa saadki mõistust hoida selgena niimoodi, et sa sitta ei söö, vaata, noh. Näed natuke rohkem vaeva, et tõesti, kui kellegil on võimalus, teed väikest kuradi kapsapõldu, kartulipõldu, on ja, noh, mitte selleks, vaata, et näed, et poes on nüüd odavam, vaid asi on selles, et sul on pestitsiidide vaba, igasuguste mürkide vaba, on ja, puhas toit. Sul tähendab seda, et sa sööd seda puhast toitu juba vähem, su organism, su keha funktsioneerib hoopis teisiti, vaata, noh. Ma olin käisin näiteks Tai-boksis, on ja, kuradi must 15 aastast nooremad ei jõua teha seda võhma, mis seal trennis on. Pikali maas, treener, ma ei jõua. Ja siis mina lasen vett tilgub, on ja, möllan trenni teha, on ja, noh. Pole häda, noh. Ma ei tea, võib-olla kunagi tulevikus on häda, on ja, noh. Aga põhiline on see, et mida keha vajab, on sul mingi a-la kuradi 3-4 kilomeetrit päevas jalutamist, mõned kätekõverdused ja kuradi puhas söök, on ja, puhas jook. Ei joo mingid kuradi sotsasoolasid asju, on ja, noh. Korjad natukene, käisin sõbra juures, kurat, korjasin kirsse, on ja, noh. Võid mõelda küll, et arvad, et oled ilga alfa isan, et naiste töö on see kuradi marjade korjamine, noh. Aga lähed jood mingid kuradi Coca-Colat, on ja, mingid kuradi, millega Indias võetakse kuradi roostesi polte lahti, on ja, noh. Mis sust järgi jääb, kui seda sitta sisse ajada, on ja, noh. Sust ei jää midagi järgi, noh. Sul lihtsalt ongi see kuradi keha tuksis mõne aasta pärast, noh. Siin osad räägivad küll, et Vene aeg oli jube aeg, et poest polnud midagi saada, on ja, noh, raha oli, aga poest pole midagi saada, noh, praegu on kõike poest saada, võta need koostisosad lahti. Kas tahad neid asju päriselt saada, mis seal poes on või? Noh, tahad päriselt saada seda või, noh? No ikka ei taha küll, noh. Ma räägin, hommikul teed võileiva ära, kuradi poole tunni pärast tahad uuesti süüa, on ja, võtad talukana munad, tambid 5 tükki panni, on ja, oled kuradi 6 tunni pärast tahad alles süüa, on ja, noh, võid päev otsa tööd teha, on ja, noh, hommikul paned 5-6 muna kodukana omasid paned sisse ära, on ja võid vabalt olla kuradi õhtuni söömata, on ja. Sama on oma tehtud singiga. Noh, sööd oma tehtud sinki hommikul, näiteks 9 aeg söön hommikust, on ja, mõnikord kurat 6 aeg tahad alles lõunat saada, noh. Sellepärast, et sa oled normaalset sööki söönud, vaata, noh. Siis ongi see, et mingid snäkke asju tahad saada, on ja, noh. Sa ei taha neid snäkke ka, kui sa sööd reaalset sööki, sest sul on see, et reaalse söögiga on see, et su veresuhkur ja insuliin töötavad stabiilses tasemes. Kõik need kuradi igasugused poevorstid, poekotletid, sul see kuradi veresuhkru piigid käivad, on ja siis insuliin kuradi peab paugutama vaata alla selle veresuhkru ja niimoodi keerataksegi endal perse need kuradi pankreas. Pankreas on siis kõhunääre, on ja, mis toodab insuliini. Siis lasedki omale insuliinisüste sisse, on ja, siis noh,
kõik probleemid algavad kuradi kõhust ja vähesest liikumisest, olgem täiesti ausad. Et ega see, kas see, mis ta oli, see Hippokrates või kes ta oli, see Kreeka kuulus arst, see ütles niimoodi, et söö toitu, nagu sööksid rohtu. Sest kui sa seda ei tee, siis pärast sööd rohtu nagu toitu. Noh, nii lihtne ta ongi, noh. Vaatame nüüd kommentaare ka. Investeeringud mõjutavad testosterooni. No, õiged investeeringud ainult tõstavad. Mul naaber teeb kõike ise, omad lehmad, oma suur aed. Noh, mul on ka see, et ma käin ühes talus ostmas vilja. Ma tean, et see on puhtalt tehtud, siis puhas rukkijahu ostan. Nii. Miks ma käin seal talus ostmas? Sõidan oma kuradi 20 edasi-tagasi 50 kilomeetrit ja peale sõidan. No ütleme edasi-tagasi 60 kilomeetrit sõidan ära. Et tuua 10 kilo kuradi leivajahu kuus, on ja. Noh, miks ma lähen seda tegema? Sellepärast, et ma tean inimest, kes teab inimest, kes on põllumees ja rääkis, et tal läks kuradi, tegi toiduks, kasvatas kaera, on ja. Kaer läks allitama. Noh, see kaera sinavus või mis ta on. Noh, helistas kokku ostu, et kurat, ma ei saa teile tuua, et kaer läks allitama, et ei saa sinna, kuradi helbe tehasesse või kuradi müsli tehasesse tuua, on ju. Vennad ütlesid, pole hullu, too kohale, et me võtame 1 rekatäie sinu kuradi hallitanud kaera, segame kokku selle 9 rekatäie puhta kaeraga ja saame normi protsendi kätte, mis võib olla mustuse protsent, on ju. Halleluuja. Siis vaatad mingid stringitädid, kes mingid kuradi treenivideosid teevad. See müsli on tervisele hea. Sööme kõdunenud müslit. Noh, vittu te ei teagi, mis maailmas toimub, on ju. Aga paugutasin, et Garaas ajab kuradi lolli juttu, on ju. Ei aja midagi Garaas lolli juttu. Sama on, ma tean kedagi, kes teab kedagi, kes on metsamees, on ju. Need harvesterid ja puha, on ju. Sama on kõikide kuradi tööstuslike õlidega. On antud puhtuse protsente. Ja õlide puhul on kvaliteedi protsent, kas lausa mingi 30% võib kõikuda õli kvaliteet. Noh, kujutad ette suvel kuum, on ja paned kvaliteet kuradi õli oma arust sisse, hüdroõli, et kõik pead lõikaks, on ja kõik töötaks, on ja kuradi masin lendab juppideks. Voolikud lendavad harvesteril puru, sellepärast, et õli läks nii vedelaks ja keema. Noh, nendes masinates läheb õli keema reaalselt. Noh, ja õli kees nii suure survega, et voolikud lendasid puru, on ja. Aga samas tippfirma õli, on ja. Aga on selle tolerantsi poole pealt on seal põhjas, on ja. Noh, et nii kaua, kui need igasugused mustuse protsendid on sees, on ja, nii kaua me tarbimegi seda sitta, vaata. Noh, sama on tegelikult selle söögiäädikaga. Noh, see sama toiduäädikas, mis me seal süldi peale rõõmsalt paneme sisse. Võtate Euroopa Liidu puhtusdokumendid lahti, seal on kirjas selline asi, et see sammune söögiäädikas tehakse ju naftast ja naftast võib jääkprodukte jääda söögiäädikasse sisse 15% äädika mahust. Vaat, lased seal vana rehvi, lutsutad seal süldiga süüa. Küll see siga maitseb hästi. Noh, võtke dokumente lahti, hakake uurima, hakake mõtlema, vaata, noh. Et ega see krüptogaraas ongi kurat mõtlevale inimesele. Ja kui siin nagu see ropuks läheb asi kätte ära, siis ta lähebki põhjusega. Sellepärast, et ei saa neid asju enam lihtsalt kirjeldada ilusti. Siin ei ole mitte midagi ilusti kirjeldada, vaata, noh. Aga vaatame veel kommentaare. Nii. Sa oled ka kokku tõmmanud veits. Jah, olen, tõesti. Ma olen hea mitu kilo alla võtnud. Hea mitu kilo, aga peaks mitukümmend kilo alla võtma. Et tööd on nähtud, vaeva on nähtud, et koeraga keskelt läbi iga kuu ma jalutan koeraga maha 180 kilomeetrit kuus. Et põhimõtteliselt tuleb ära mõni päev on tulnud ära lausa 20 000 sammu. Et jah, see paistab välja küll, et natuke on alla tulnud küll.
saia võid terve pakiga sisse tõmmata ikka näljas, täpselt nii. Et no ei ole midagi teha, noh. Sa ei söö siis ühtegi rohtu. Ei, ma ei söö mitte ühtegi rohtu. Ainult suitsetan kummiliimi ja vanu rehve. Ja krüptomoti Martaga mediteerin. No põhimõtteliselt on see, et kui sa teed näiteks kätekõverdusi, need, mis nad on istumises, lõuatõmbed on ja sellised asjad, et ma teen üldfüüsilisi harjutusi siis trenasööride ja kangiga. Et keha harjub sul, noh, liigesed liiguvad, et tegelikult on see, et jõusaalil on oma võlu. Kui sa jõusaalis käid, või noh, mul on enda väike mini jõusaal, et kui sa jõusaalis teed üldharjutusi, siis see on su keha siis taaskäivitav efekt. Miks? Sellepärast, et vaata, meil on liigesed siin on ja põlved, et inimesed, kes on ühes asendis, kas püsti pikali istudes, et kui inimese keha asend ei vahetu, siis määrdevedelikud kukuvad ühte kohta. Noh, näiteks oled püsti jalu, siis sinu põlvedes olev määrdevedelik vajubki põhja sinna ja ülemist otsa põlveliigesest ei määrita. Aga sina päev otsa trambid vaata kuradi jalgade peal on ju näiteks. Ja siis ongi mõistlik teha mõned kuradi kükid vaata päeva sees. Et kui sa teed selle küki ära, või siis tõstad kangi maast ülesse, siis toimub see efekt, et kükitamise käigus surutakse seda liigest kokku ja siis see määrde vesi, mis su liigeses on, pressitakse uuesti liigesesse laiali. Vot nii, sellepärast tasub neid igasuguseid harjutusi teha, et sellel on reaalselt teaduslikud põhjendused taga. Vot. Ja selle tõttu ma ei söögi ühtegi rohtu. Manna on ka tükis ja korras. Vot täpselt, sinna ma tahtsingi jõuda. Ahjukartul, kujutad sa ette see sama koht, kus ma tõin leivajahu. Ma tõin ka manna. Vot. Ja lasin teha manna putru. Ja pereliikmed ütlesid ka, et tükki ei lähe. Vot, saate aru, õigest puhtast viljast tehtud manna puder ei lähe tükki. Maitse on täiesti puhas. Sööd selle ära ja päriselt ka selle talumehe käest saadud manna pudru sööd ära ja võid ka päriselt tööd teha, ilma et sul kõht oleks järgmine hetk tühi. Et toidu kvaliteedi on väga tähtis asi. Ennem leia see kuradi raha on ja maksa selle puhta rukkileiva eest kuradi rohkem või siis selle jahu eest, teise see asi ära. Sa ei pea sellel mehel on hea lihtne kuradi leivaretsept, lihtsalt viskad vee ja jahu kokku. Vanasti naised möllasid ja kuradi sõtkusid mitu päeva leiba, aga tegelikult sa ei pea. Sul on see, et lihtsalt viskad juuretise, segad segamini, lased seal natuke aega seista, viskad vormi ära ja lähebki ahju. Et hea lihtne retsept on. Et minu majas on 1,5 aastat tehtud siis leiba. Noh, ma räägin, ma söön puhtast rukkist tehtud selle leiva, hommikul võtan 3 leivaviilu, võtan oma tehtud singi, söön näiteks kell 9, söön selle ära ja siis järgmist korda tahan süüa siis kuskil 4-5, mõnikord 6 aeg, kusjuures samal ajal on tehtud näiteks tööd. Sest lihtsalt see puhas kraam, see hoiab sind käimas, sul ei ole mingid kuradi fantoomnälgasid ei tule peale. Et enda nahal on ära kogenud, ära testinud selle, mida tähendab puhas söök. Vaat. Ja ei ole mingit seda, et ja siis minu majas on hästi populaarne toode on rukkijahu ja rabarberi puder ja siis piim peale. Ja rukkijahuga, mis poe oma on, ei saa sa seda putru teha. See on klimp, reaalne klimp. Aga siis võtsime jälle rukkimanna, mida see härrasmees teeb ja rukkimannast sai teha see siis rabarberi pudru. Ühtegi klimpi pole sees. Ühtegi klimpi pole sees. No näed, mida tähendab kvaliteet. Jah, naftast tehakse söögiäädikas. Söögiäädikas on
nafta jääkproduktidest tehtud ja siis võibki olla selles valges toiduäädikas võibki olla siis 15% veel nafta seda jääke. See on Euroopa Liidu dokumendis on kirjas, et 15% võib nafta jääke olla sees selles valges söögiäädikas, et mina tarbin siis õunaäädikat. Mina teen õunaäädikaga, tegin nüüd seda kurke ka hapendasin ja õuna ja veiniäädikat viskasin siis singi vette ja et nii ta on, et võitsutad naftat vana aasta õhtul koos seaga sisse. Miks YouTube'is laivi pole? YouTube'is pole ma laivis sellel põhjusel, et praegu on väikene tehnilised probleemid. Printeri paber on otsas, et ühes seadmes on praegu mul siis uudised ees ja praegu olen siin TikTokis ja põhimõtteliselt ma räägin siin praegu TikTokis uudiseid, mida ma olen juba avaldanud YouTube'is. Kuidas ma järgi saan vaadata? Põhimõtteliselt ütlen ära ahjukala, et sa tulid või ahjukartul, et sa tulid õigel hetkel, sa väga palju maha ei maganud. Aga tuimalt olen raisanud teie väärtuslikku aega. Võtan siis selle ette, selle uudise asja. Et siis Lõuna-Korea uudise tõmbame joone alla. Ettepanek kirjeldab siis mitmeid meetodeid arestitud krüptovara likvideerimiseks, mille peamine eesmärk on tagada maksimaalne väärtus müügiprotsessi ajal. Kavandatud mehhanismid hõlmavad vara müük litsenseeritud virtuaalteenuste pakkuja kaudu, vara ülekanne kohtutäituri kontole likvideerimise korraldamiseks, madala likviidsusega setoonide vahetamine likviidsemate digitaalvarade vastu enne müüki, et tagada õiglasem väärtuse realiseerimine. Et kohtutäiturid asjad, kõik krüpto pannakse seaduse alla. Nii. Ja nüüd võtame ette siis Saksamaa uudise. Saksamaa kohalikud pangad käivitavad krüptokauplemisteenused miljonitele jaeklientidele. Sadakond Saksamaa ühistu ja hoiupanka hakkavad pakkuma jaekrüptokauplemist olemasolevate pangakontode kaudu. TC Pank pakub krüptot 650 ühistu pangale. Dekapank ehitab eraldi platvormi 340 pangale. Ja et Saksamaa hakkab pakkuma siis krüptot oma klientidele. Ja mul natukene siin veel plötskit, aga ennem kui ma selle Saksamaast võtan selle krüptogaraaži erianalüüsi lahti, siis ütlen järgnevat. Mul on tasuline klubi, annetad 50 €, näed kõike uudiseid otse, kohe, kiirelt, kui ma need leian. Tuhandeid ja tuhandeid lehekülgi saad lugeda uurimistöid. Ja kui tahad mu tasulise versiooniga liituda, siis kirjuta mulle Gmaili peale. Gmaili aadress on mul iga video all ja siis lepime kokku, kuidas sa mulle annetuse saad teha. Nii. Ja nüüd ma ütlen siis maha uurimistöö, mille põhjal ma võin jälle saada meeletu varjupänni ja paljude inimeste jaoks on nagu müsteerium see, et kust tulevad siis krüptodele, millest ma räägin, rahad taha. Nii, rahad tulevad taha päris riikidest. Ja miks ma teen Bitcoini dollasid maha? Sellepärast, et nad ongi jobud. Nad ei tea mitte türatki, mis toimub finantsmaailmas. Kes tahab, võib võtta nüüd pliiatsi paberi või kuulata hästi kõrvkikkis. Jätke meelde, võite ka siis lindistada seda. Ma luban teil, kui teil tahate järgnevat lõiku siis
Ma hakkasin uurima ja kirja panema siis nagu tõestusmaterjali, et paljud siis küsivad, et miks sa siis investeerid nagu XRP-sse, miks siis mitte Bitcoini? Ja minu vastus on teile järgmine, miks Bitcoin on pask ja miks XRP on tegija. Karl Theodor zu Guttenberg, Saksamaa endine kaitseminister, lahkus Saksamaa poliitikast aastal 2011. Ta on legendaarne Saksa kaitseminister, kes moderniseeris ära Saksa armee. Mis ta tegi peale seda, kui Saksamaa kaitseministri kohalt lahkus? Karl Theodor zu Guttenberg asutas USA-s konsultatsioonifirma Spitzberg ja Partners. Ja sealt edasi liitus ta Ripple'i nõuandva kogu liikmena. Nõuandvasse kogusse Ripple'i siis meeskonnas liitus Saksa kaitseminister 2014. Üritan teha homme tasulise laivi, jah. Ja mõelge nüüd ise ja Saksamaal tulevad nüüd välja see, et kõik pangad hakkavad pakkuma krüptot. Aga 2014, kui nii-öelda Rippel oli mõni aasta vana, liitus Ripple'iga Saksamaa kaitseminister. Lähme edasi. Rosie Rios, USA endine varahoidja, oli ametis 2009 kuni 2016. Varahoidja on see USA varasalve juht, oli Rosie Rios, 7 aastat. Rosie Rios kirjutas alla dollaritele oma allkirja, et võite printida, Anja. Ja Rosie Rios lahkus USA varasalve kohalt ja liitus Ripple'i direktorite nõukoguga 2021 aasta mais. USA Föderaalreservi praegune pangandusjärelevalve aseesimees Michael Barr oli Ripple'i nõunik kuni 2015 aasta aprillini. Saate aru? Rosie Rios läks varasalve kohast Ripple'isse ja Ripple'ist tuli Michael Barr Föderaalreservi tööle. Gene Sperling, Valge Maja riikliku majandusnõukogu endine direktor Bill Clintoni ja Barack Obama ajal, tuli otse tipp-poliitikast ära ja liitus Ripple'i nõukoguga. Craig Phillips, USA majandusministeeriumi USA varasalve endine vanem nõunik Trumpi administratsioonis, kus ta juhtis finantsregulatsioonide ülevaatamist ning BlackRocki endine tegevjuht, lahkus avalikust poliitikast ja teenistusest 2019 aastal ja 2019 aasta oktoober liitus Ripple'iga. Sheila Bair, USA hoiuste tagamise tagatisfondi endine juht, juhtis seda asutust ülemaailmse finantskriisi ajal 2006 kuni 2011. Ta tuli Finantsinspektsiooni tipptasemelt ja erinevatest suurettevõtete nõukogudest ära ja liitus Ripple'i stabiilraha RLUSD nõuandva koguga 2024 aasta oktoober. Raghuram Rajan, India keskpanga endine juht aastatel 2013-2016 ja rahvusvahelise valuutafondi IMF endine peaökonomist. Ta tuli globaalse rahanduse ja akadeemilise majandusteaduse Chicago ülikooli tipust ära ning liitus Ripple'i stabiilraha nõukoguga 2024 aasta detsembris, vahetult enne Ripple'i stabiildollari turule toomist.
Makske kinni nüüd või tehke järgi. Vot, mis vennad on koos Rippli juhtkondades. Miks nad Bitcoini juhtkondades ei ole? Miks nad Ethereumi juhtkondades ei ole? Vot, kui sa liitud mu tasulise klubiga, siis 50 eurot on sul väga hästi kulutatud ja see on kommiraha. See on kommiraha. See on kommiraha, 50 eurot. Ja see on hetkel kampaania hind. Hetkel hoian seda kampaania hinda siin 3. augustini. Siis vaatan, mis teen edasi. Ja vot sellepärast ma teengi kõiki neid Bitcoini tolasid ja äripäevasid ja kõike maha. Nad on ümmargune null võrreldes minuga. Mingi vend garaažis. Jah. Mingi vend garaažis paugutab sellise asja kokku. Ja see ongi põhjus, miks mul on natukene XRP-d, natuke ühte, natuke teist, sest sellised uurimistööd on ära tehtud mul kõikide krüptodega. Kes on juhid, kus nad tulevad, kes on läinud, kes on tulnud. Et põhimõtteliselt, kui me räägime nagu sellest nimekirjast, kes praegu sai või mille ma praegu ette lugesin, ma arvan seda, et ei olegi nagu rohkem midagi vaata tõestada, on ju. Siin ei ole mitte midagi tõestada, See on ainult, ma ütlen teile ära, mul ei ole mitte midagi rohkem tõestada, ainuke asi, mis teil on teha nüüd, tulete kuradi tasulisse klubisse, töötate seal materjalid läbi, 1000 lehekülgi on seal teil lugemist, loete täpselt seda sama teksti, et kes tuli, kust tuli, mida nad teevad, mis lepingud on taga, on ju. Nii. Ja võtame siis tagantjärgi uudise. Keskpangad ostsid mais 41 tonni kulda, samas kui Bitcoini ETF-id kaotasid 8,9 miljardit. Tehakse portfell ka valmis, aga pole finantsinfo. Jah, saate kuulata mu monolooge, saate kuulata mu nõuandeid, miks ma soovitan teatud krüptot sul võtta, miks ma ei soovita sul võtta seda, et portfellid paneme kokku vastavalt sinu finantsolukorrale. Kes on rohkem jõukam, et investeerida, sellel on hoopis teistsugune portfell kui neil, kellel on väiksemad võimalused. Ja järgmine uudis. Reisimine läheb krüptosse. XRP-d aksepteeritakse nüüd 2,2 miljonis hotellis. Ülemaailmne siis selline hotellide platvorm nimega Travala. See nüüd hakkab aksepteerima siis XRP-d. Et 2,2 miljonit hotelli üle maailma aksepteerivad nüüd läbi selle platvormi XRP-d. Vot nii. ÜRO-st Ühinenud Rahvaste Organisatsioon laiendab Stellari plokiahelat pärast edukaid ahelasiseseid maksekatsetusi. Nii. Stellari makseahelat testiti siis humanitaar- ja arenguprogrammina Haitil, Süürias. Ja Süürias leiti, et maksete kulud Stellar Lumen viis 10%-lt 2%-ni. Assa raiska. Aga Süürias on ka ju Vene baasid sees, on ju. On, Stellar Lumen seal. Vau. Normaalne. Seoseid pole. Ei ole. 10 korda ei ole. Nii. Ja mis me veel teada saame? Kui hakkas 2022 Venemaa suur invasioon Ukrainasse, siis ÜRO hakkas kasutama Stellar Lumenit, et Ukraina sõjapõgenike raha vedada. Ja
mis me ütleme selle peale, noh? Miks ÜRO ei kasuta siis Bitcoini? Noh, miks ta ei kasuta Bitcoini? Miks ta kasutab Stellar Lumenit? Ja testid on läbi viidud siis praegu Haitil, Süürias, mis ta on siis Keenias, Guatemalas, Kambias, Papua Uus-Guineas, Kolumbias. Noh, miks seal Bitcoiniga katseid ei tehta? Vaata, see ongi nagu selline asi, et need Bitcoini tolad, nad on fanaatikud. Nad on fanaatikud. Nad on reaalselt fanaatikud. Ja fanaatikutega ei ole võimalik tegelikult asju üldse ajada. Üks mu tuttav on aateline russofreenik. Kõike, mida Venemaast räägid, mees läheb hüsteeriasse. Viimane kord, kui üritasin talle midagi rääkida, siis ajaloolisi fakte, saatsin pildid ja tõestused ka, siis mees jooksis minema mu juurest. Karaas, sa ei pese mu ajusid, Karaas, sa ei pese mu ajusid. Mees hakkaski, täitsa jooksis kokku kohe, sa ei pese mu ajusid, niuke lühis oli. Ma hakkasin lausa kartma, et issand jumal, mis saab nüüd. Et fanaatikutega ei ole võimalik midagi teha. Ainukene asi on neid isoleerituna hoida. Sest fanaatik, noh, ta ei ole inimene, noh, ta ei olegi inimene, ta on ära tehtud, ta on seestunud, ta on mingite teemonite küüsis, on ja, et õige inimene on see, et noh, mõtleb, vaata, kahtleb, küsib, vaata, noh, ma ütlen ka, et kõike mu infot, minge uurige üle, guugeldage, uurige üle, vaadake, mis te vastuseks saate, on ja, noh, et mina olen saanud praegu sellised vastused, sellised uudised, on ja, võib-olla teil on paremad uudised, on ja, noh, minge, vaadake, kontrollige, noh. Kõike peab kontrollima ja nagu siin kulla koha pealt tuli välja, et ma eksisin, mäletasin valesti, $8 ei olnud unts, vaid oli gramm. No, nii lihtne see ongi see elu. Et terve mõistusega meesterahvas läheb ja kontrollib kõik asjad üle ja ei lahmi. Õige diskussioon käib niimoodi, et mina ütlen ühe asja, nii, sina ütled, Karaas, sul on õige mõte, aga ma olen saanud sellist infot. Arutelu peab olema, üks kuulab, teine räägib, on ja, siis vahetuvad rollid, hakkab teine rääkima. Et diskussioon peab olema, tugineda ikkagi nagu tõele ja faktidele, mida on võimalik leida. Mitte emotsioonile, mitte mingile emotsioonile. Noh, see on loll lalin, vaata, aga see tulebki, mehed on hakanudki lalisema sellepärast, et humala õlut joovad. Noh, estrogeen peksab üle, on ja, siis sul ongi hormoonkriis on sees, on ja oledki see stabiilselt labiilne, vaata. Nii, ketrame edasi, kas mul on veel teile mõnda uudist pakkuda? Nii, Vanguard, krüpto viimane suur eitaja. Vanguard haldab $11 triljonit varasid, 11 triljonit on nii suur siis see raha, et igale eestlasele võib anda pihku 11 miljonit. Ja Vanguard hakkab nüüd otsima digitaalvarade juhi ametikohta. Ehk siis Vanguard, kes eitas krüptot, on nüüd järsku unest ärganud ja võtab lausa selle sektori juhi endale tööle. Kasahstani president allkirjastas dekreedi krüptokasutuse kiirendamiseks. Uus dekreet toob sisse reeglid stabiilmüntide maksete, maksusoodustused, reguleeritud krüptotegevusele ja uued energiavõimaluse kasutusele võtud, on ja. Kasahstani president, ma ei hakka ta nime hääldama, ma ei suuda seda teha, allkirjastas dekreedi, mille eesmärk on luua reguleeritud digitaalvarade turg. Teatas Kasahstani tehisintellekti ja digitaalse arengu ministeerium. Vat, Kasahstan võttis vastu nüüd otsused või hakkab vastu võtma, et reguleeritud krüptoturg. Ja siis hakkavadki alles krüptohinnad minema ülesse, kui on reguleeritud. Et ei pea enam kartma, et keegi varastab sul ära, spekulatsioonid on ja, et krüptograafiline investeerimine on praegu ainult üks kord elus võimalus. Teist korda seda ei tule. Seda ei tule teist korda. Sest turud jaotatakse ära, kes hakkab mida tegema,
ja ongi kõik. Võiks öelda niimoodi, et see oleks nagu Tallinn-Tartu maantee ehitamisega. Pannakse, näiteks aktsiate jaoks pannakse oma Tallinn-Tartu maantee, kullale oma, võlakirjadele oma, majadele oma, maadele oma, et pannakse paika ära reeglid, turg jagatakse ära, mis krüpto teeb mida ja rohkem neid võimalusi ei tule. Kui te vaatate ka neid lepinguid ja uudiseid, mis ma olen siin alla lugenud, siis see on siililegi selge, et nii ta läheb. Ja kui on juba Tallinn-Tartu maantee näiteks paigas võlakirjade osas, siis kui suur on tõenäoliselt, nad hakkavad uut ehitama. Ega ikka ei ole küll. Ega ikka ei ole küll. Nii. Okei. On saanud nüüd siin tükk aega maailmast ja maast ja kõigest jagada ja Keenia võtab samuti vastu krüptoseadused ja krüptovastase rahapesu need võitluse reeglid. Ehk siis kogu süsteem. Ma loen siit lõigu ette. Kõik, kes ei ole kuulnud ja näinud seda YouTube'i laivi, et kuidas siis Keenia uus rahapesusüsteem toimiks. Lisaks tehingute jälgimisele pakub uus Keenia platvorm uurijatele plokiahela forensilisi võimalusi, mis on loodud digitaalsete varade liikumise jälgimiseks mitmes võrgus. Süsteem sisaldab tööriistu rahakoti seoste kaardistamiseks, tehingute ajajoone rekonstrueerimiseks, rahavoogude analüüsiks ja plokiahelate vahelise varade jälgimiseks. Samuti toetab see rahakoti atribuutide seostamist börsidega, detsentraliseeritud finantsiga, OTC kauplemislaudadega, hasartmänguplatvormide, pettuse rahakottide ja sanktsioneeritud üksuste ning kahtlustavate kuritegelike võrkudega. Platvorm peaks genereerima teateid kõrge riskiga rahakottide, ebatavaliselt suurte ülekannete, krüptosegajate, mustade võrkudega, seotud aadressitega ja sanktsioneeritud üksuste ja tehingutega, mis hõlmavad kõrge riskiga jurisdiktsioone. Uurijad saavad pidevalt jälgida lipuga tähistatud rahakoti aadresse ja saada teateid, kui need rahakotid algatavad uusi plokiahelad tehinguid. Vaat nii, Keenias uus süsteem, mis jälgib täielikult, kuidas krüptorahakotid suhtlevad, tegutsevad, kes on nende omanikud, kõik. Mõtle, Keenia, banaaniriik võiks mõelda, ja tuleb seadusi ja tuleb ja veel karmivad isegi kui meil. Ära muretse, need ühtlustavad. Need ühtlustuvad ära. Aga okei. Pikka aega juba mulisend siin. Võtan veel kokku selle, et mul on tasuline klubi. Hetkel on kampaania annetus 50 eurot, 30 päeva. Näed tuhandeid lehekülgi infot, aktsiaid, krüptosid, metalle. Siis on kord nädalas üritan tasulist laivi teha, mis on spetsiaalselt siis klubi liikmetele. Ja siis on eelisjärjekorras saab tasuline klubi kõik uudised ette ja siis tuleb ülejäänud avalikkus. Et praegusel hetkel on kampaania hind 50 eurot, kirjuta mulle Gmaili peale, Gmaili aadress on iga video all, kui tahad liituda selle tasulise klubiga. Tänan tähelepanu eest, tänan kõiki jagamiste eest, tänan kõiki südamete eest. Rõhutan ära seda, et keskeltläbi oli 20 vaatajat ja 20 vaatajat on kokku teinud 12 500 südament. Et eile nägin siis laivi venda, kellel oli 160 vaatajat ja alla 2500 südame. Tundub, et vähemalt mul siin laivides on inimesi, kellele mu tegevus on suureks südameasjaks. Seda on meeldiv näha. Tore, et kellelegi läheb siis mu
töö korda. Tänan kõiki ja tulge tasulisse klubisse. Sa ei kahetse seda. Tšau, pakaa, näeme garaažis.